Tere tulemast saatesse, kallis ema. Tere! Mul on väga hea meel, et sa oled siin täna meiega. Mul on ka tõesti siiras hea meel, et sa mind kutsusid. Aga meie tänase saate teema on pereteraapia. Sina oled täna pereterapeut või sa põhiliselt teed tööd peredega täna? Ja, vastab tõele, jah. Aga kuidas sa üldse pereteraapiani jõudsid ise? See on ammune ja päris huvitav lugu. Selle kohta võib öelda nii, et üsna juhuslikult, kuigi juhuseid ei ole teatavasti, aga siis kui ma veel tegelesin teadusuuringutega, siis üks kolleegidest palus minu abi tõlkimisel, et tema oli see, kes õpetas pereteraapiat tolleaegses Sankt-Peterburis ja sealt minu huvi pereteraapia vastu tekkis, nii et ma üks hetk lõpetades uuringuid siis suundusin pereteraapia maastikule ja hakkasin seda õppima. Aga uuringuid siis, mis sa eelnevalt siis õppisid? Ikka psühholoogiaga seonduvalt, et mind huvitasid kultuuride vahelised erinevused ja nimelt võrdlesin siis sama diagnoosiga Eestimaa elanike ja siis Venemaa elanike. Ja siis läbi nagu materjalide hakkas tunduma, et pereteraapia on tegelikult võib-olla südamelähedasem? Pereteraapia, et see on konkreetne meetod, et kuidas siis inimest paremini mõista, kuidas läheneda, kuidas käsitleda inimestega toimuvad ja väga laialdasi teadmisi pakub pereteraapia selles vallas, et kuidas inimesega on, kuidas inimest aidata, näha selliseid, ütleme neid pimedaid kohti, millest inimene võib-olla ise teadlik või kui on teadlik, siis ei tea, mis sellega ette võtta, nii et see on konkreetne meetod siis, mida rakendatakse töös inimestega. Aga räägikski natuke, et mis see vahe on, siin kuidagi hästi nüüd tuli välja, et miks inimene peaks tulema pereteraapiasse ja millisel juhul inimene läheks individuaalteraapiasse? Et see on väga hea küsimus, et millal individuaalteraapia, millal pereteraapia, ja mõnikord neid kombineeritakse, et individuaalteraapias on fookus rohkem võib-olla kliinilises praktikas kasutatud laialdaselt individuaalteraapia, et selline fookusega häirele. Ja pereteraapia on jällegi selline meetod, kus siis rõhk on rohkem sellel, millised suhted inimese ümber on, ehk siis milline tema kontekst ja läbi selle, et mõistmaks, kust ta tuleb, milline see keskkond olnud, kus ta on kasvanud, millised on olnud suhted, et kuidas see on teda mõjutanud ja mõjutanud ka seda, et miks näiteks üks või teine häire kujunes. Aga mõtlen, et nüüd kui inimene tänavalt ei tea väga psühholoogiast midagi, et mis see tema nagu nii-öelda põhjatäht võiks olla sellisel juhul, et ta saaks aru, et nüüd ma võiksin minna pereteraapiasse, et kui pigem sellisel juhul, kui on suhetega probleemid või et kuidas ikkagist nagu aru saada, et kas ma nüüd lähen pereterapeudi juurde või siis ikkagist individuaalterapeudi juurde? Mõnikord pereteraapia igal juhul on kasulik, siis kui ei ole veel mingid häired välja kujunenud, et ma ei ütle, et individuaalteraapia ei või olla abiks, et selline toetav ja arengut toetav, et sellest võib ka abi olla. Aga tõepoolest, nagu sa juba ütlesid, et pereteraapias tegeletakse suhetega, aga tegeletakse ka sellega, et aitamaks inimesel mõista paremini üldse konteksti, miks ta sellised valikud teeb läbi elu, on need siis, need on väga erinevad valikud partnerite näol või mis iganes teised eluvaldkonnad, et miks ta just selliseid valikuid teeb,
et pereteraapia on selline meetod, mida soovitaks mitte ainult siis, kui häire välja kujunenud, vaid ka siis, kui inimene püüab lihtsalt paremini ennast mõista, et kust ta tuleb ja milline on see tema nii-öelda, kui metafoori kasutada, seljakoti sisu, et miks ta just sellise seljakoti sisuga läbi elu kõnnib. Aga kas sellest on ikkagist individuaalteraapias ka võimalik aru saada? Nagu infot selle kohta, et kus ma tulen ja et ma tegelen nagu üksinda sellega, mitte pereteraapia võtmes? Jaa, kindlasti on võimalik ka individuaalteraapias, seda enam, et individuaalteraapiaid on erinevaid, teaduspõhiseid, üks vorm on kognitiivkäitumuslik teraapia, siis on skeemiteraapia olemas, et kõik on suunatud. Kognitiivkäitumuslik teraapia võib-olla rohkem tegeleb siin ja praegu teemadega, aitamaks inimest. Skeemiteraapia väga võtab arvesse seda, mis inimesega on sünnist saadik toimunud, kuidas tema vajadused on olnud rahuldatud või ei olnud rahuldatud. Et sellest on abi aru saamaks, et kuidas minuga täna on. Pereteraapia omakorda lisaks sellele pakub veel sellist, seda kutsutakse rescriptingust, ehk siis teatud mõttes ümberkirjutamist, ehk siis reaalselt siis läbi nende suhete ja läbi suhet lähedaste inimestega suhete muutmise, et aidatakse inimesel siis areneda siis parema enese diferentseerumise suunas, ehk siis parema siis õnnelikuma elu suunas, ma ütleks nii. Jah, et ma mõtlen ise ka, et see pereteraapia tegelikult selle koha pealt on tõesti natuke erinev, et tegelikult sa siis selle teraapia käigus juba tegelikult saad ka selle kogemuse, et sul hakkab reaalselt nendes suhetes midagi muutuma, sest vastasel juhul kindlasti skeemiteraapia ja KKT ehk siis kognitiivkäitumuslik teraapia on selles mõttes väga olulised ja abistavad, et saada iseendast aru. Aga pereteraapia ongi just võib-olla sellepärast erinev, et pereteraapia erinebki selle poolest juba, nagu see sõna ütleb, et seal on mitu inimest. Ehk siis tegelikult kaasatakse alati ju kas siis nagu tuumpere või siis päritolupere, et siis tegeletakse nende suhetega siin ja praegu, et siis inimene saabki justkui selle kogemusega kätte. Ja just, et see terapeut saab olla teejuhiks, et kuidas siis olla suhtes teistmoodi ja kuidas ka läbi praeguste siis suhete rahuldada paremini enda vajadusi ja rahuldada ka siis lähedaste vajadusi, et kuidas leida siis viis, et kuidas kõigidel perre kuuluvatel inimestel oleksid vajadused rahuldatud, nii et keegi ei tunneks, et see käib tema arvelt, et tal ei ole võimalik kuidagi olla ennast nähtavaks teha ja olla kuidagi ei ole võimalik enda vajadusi rahuldada, kuna kas siis ei kuulata või siis tühistatakse, ignoreeritakse või ei oskagi enda vajadusi sõnastada või ei ole kontakti enda vajadustega, et see kõik võib juhtuda inimestega selle keskkonna konteksti tõttu, nende suhete tõttu, kus ta kasvab. Aga ma korra tuleks selle alguse juurde tagasi, et tahaks lihtsalt rõhutada seda, mis sa tegelikult välja tõid, et ei pea üldse ootama probleemi, ei pea ootama, et oleks sümptom. Et tegelikult minu arust see on nii oluline koht, et normaliseerida teraapias käimist, et ei pea absoluutselt ootama seda, kui midagi on nagu viga. Et mina olen ise isiklikult siin juba 8 aastat käinud erinevate terapeutide juures ja siiamaani käin ja absoluutselt soovitan kõigil käia, et ei pea olema midagi viga, see on lihtsalt nii abistav ja aitab elus teha nagu muudatusi. Ja, et absoluutselt nii, et
et väga soovituslik pöörduda terapeudi poole enne, kui häire on välja kujunenud, ehk siis selline preventsiooni eesmärgil terapeudi poole pöördumine oleks väga soovituslik, et meie meditsiinisüsteem ei oleks nii üle koormatud, nagu ta hetkel on ja Eestis on vaimne tervis õnneks küll nüüd prioritiseeritud suund, aga siiski jah, et mida varem inimene pöördub spetsialisti poole, seda kiirem ja tulemuslikum see on, ehk siis et ei peaks ootama seda, et häire on juba välja kujunenud. Et see tõesti nii on. No teine küsimus, et kui inimene käib pikki aastaid terapeudi juures, et siiski teraapial on algus ja lõppfaas, et selline eluaegne teraapia, teemasid on muidugi alati, millega on võimalik tegeleda, aga see juba väga individuaalne teema ja sõltub, et nii võib küll juhtuda, et tulen ühe teemaga ja kuidagi, kui üks teema leiab lahendus, et see on nagu sibula koorimine, et üks kiht pealt ära, siis hakkab paistma teine kiht, mis tahab ilmselt ka siis tegelemist. Nii võib see kujuneda küll, aga üldiselt jah, et siiski teraapial on algus ja on lõpp. Ja see ei tähenda, et inimene ei või, näiteks kui elus mingil põhjusel tekkinud taaselusündmuste tõttu, raskete läbielamiste tõttu või suure stressi tõttu tekkinud jällegi probleemid, et ei või siis terapeudi juurde tagasi pöörduda. Nii et ma usun, et sinu arengus on ka olnud perioodi, kus sa võib-olla ei ole teraapias käinud, aga mingi hetk oled otsustanud taas pöörduda terapeudi juurde. Ja eks need minu enda elukogemused ongi selles mõttes ka väga erinevad, et mitte ainult teraapia ei ole olnud, aga selles mõttes ma alustasin ka individuaalteraapiast, siis ma jõudsin pereteraapia, nii et need on ikkagist nagu väga erinevad teemad. Ja ma ise tegelen tegelikult ju coaching uga, et täna on mul selles mõttes mentorid ja coachid, et see on natuke erinev võib-olla ikkagist teraapiast, et coach on ikkagi inimene, kes sind võib saata, ma isegi soovitaks, et saadaks ikkagist nii-öelda väga pikaajaliselt, et seal ei pea olema nagu algust ja lõppu, et ta on ikkagist äärmiselt toetav. Et teraapia on võib-olla natuke teise nagu suunitlusega, et seal on ikkagist pigem on mingi sügavam probleem või mingi asja käsitlus, millega tegeleda, et see on ikkagi ongi mingi algus ja lõpp. Et sest neid teemasid elus coachingu võtmes on nii palju, et seal tegelikult see ei lõppe, et alati on toetav. Kui sul on mentor või inimene, kellega sa saad rääkida ja lihtsalt sükest nagu objektiivset eneseanalüüsi teha niiviisi kord kuus. Ja, et kindlasti täiskasvanud inimesed ilmselt see grupp, kellega sina tegeled enamasti, on täiskasvanud inimesed ja ka pereteraapia seisukohalt, et jah, kui tegu on lapsega, siis kasutatakse või väga tähtis, et vanemad oleksid lapsele ressursiks, aga siis, kui inimene täiskasvanud, on väga tore, et on toetavad ja mõistvad suhted, kui siiski arengu seisukohalt on normaalne, et see kontakt vanematega enam ei ole nii tihe ja ei peagi olema, nii et siin on tõesti tähtis, et on olemas, eriti sellises elufaasis, kus ei ole veel võib-olla paari suhted nii tugevad, et partneri näol on ressurss, nii et igati mentorlus on väga, väga tähtis, et inimene ei jääks üksi, sest see on üks tähtis teema ka pereteraapias, et suhe ravib, et väga tähtis, et inimene ei satuks isolatsiooni, et ei oleks üksi siin elus. Kuigi ma ikkagist toon välja minu arvamus on see, et isegi kui sa oled suhetes, isegi kui sul on väga nii-öelda tugev sõpruskond, siis see, mida mina olen isiklikult kogenud enda mentorite näol, on see, et nad on niivõrd
nii-öelda väljaspool seisvad isikud ja neil on nagu teistsugune know-how üldjuhul ja läbi enda nagu teadmiste nad suudavad sind kuidagi panna vastama küsimustele, mida sa võib-olla oma partneri või sõpradega, kuhu sa ei jõuaks. Et selles mõttes seal ikkagist on nagu oma siuke võlu. Absoluutselt nii, sellepärast, et sõprade ülesanne, nagu ma ütlen, et see toetus, et me ikkagi eeldame sõpradelt toetavat suhtumist, ehk siis mõistvat ja toetavat suhtumist, aga tihtipeale arenguks on vaja ka teatud, ma ütleks siis, edasiviivat jõudu selles mõttes, et nii mõnigi kord on vaja leida lisamotivatsiooni, ehk siis niisugust ma ütleks isegi üks mentaalset tõuget, et inimene liiguks oma arengus edasi ja sõbrana ilma, et oleksid teatud teadmised ja oskused olemas, on seda keeruline teha. Nii et jah, me sõpradega enamasti ju saame kokku selleks, et toredasti aega koos veeta, jagada võib-olla positiivseid emotsioone ja sellist kuuluvuse tunnet kogeda mõnusad, et see on väga-väga tähtis. Aga jah, teine teema, et kui ma vajan õiget võib-olla suuna näitamist oma arenguks ja ainult toetamisest ja mõistmisest jääb mõnikord väheks, tõsi on, jah. Aga nüüd selle pereteraapia juurde tagasi tulles, et ma ütlesin, et rääkisime sellest, et tegelikult võiks pereteraapiasse pöörduda enne seda, kui tuleb sümptom. Aga natuke nagu laiendaks seda teemat, et seda sümptomi märkamist ei pruugi ainult iseenda puhul märgata, et tegelikult ju väga palju jõuavad inimesed teraapiasse sellepärast, et neil on lastel justkui mingid nagu kas käitumisprobleemid või koolis on raskused või siis ongi juba mingi sümptom välja kujunenud. Et seda tihtipeale ei pea see sümptom olema ainult iseendaga seotud, et tegelikult võiks märgata juba mingeid selliseid väikseid märke, kas siis iseendal või teistes inimestes, et jõuda ühesõnaga sinna terapeudi juurde tegelikult natukene varem, kui täna inimesed nagu jõuavad. Jah, et see on absoluutselt, kuidas ma ütleks, puust punaseks teeks selle reegli, paneks kirja, et mida varem, seda parem. Et tõepoolest ei pea ootama sümptomi välja kujunemist, kuigi laste puhul, kui sa juba sellest tegid juttu, et ka käitumisproblemaatika, see on juba sümptom. Nii et, aga taas, mida varem, seda parem. Ja tõepoolest, et mõnikord võib nii olla, et lähedased märkavad, et on probleemid. No siin kohal ma ei räägi lastest, laste puhul on loomulikult vastutus vanematel, aga mõnikord võib juhtuda nii, et ka vanem mingil põhjusel ei märka, et võib olla hõivatud liialt oma tööde ja tegemistega ja märkab hoopis vanavanem, et siis tuleks vanematega sellest rääkida, et selline murekoht on, sest jah, vastutavad ikkagi vanemad, mitte vanavanemad lapse eest ja see, mis puudutab last, siis reeglina ikkagi pöörduvad täiskasvanud, mõnikord võivad anda märku lasteaiakasvatajad või siis õpetajad, kus on tegu koolilapsega, et siis tuleks arvesse võtta ja tõepoolest pöörduda spetsialisti poole. Aga kust pereterapeut leida? Kui me räägime nüüd Eesti kontekstis, siis Eestis on olemas Eesti pereteraapia ühing, kuhu kuulub tänaseks üle 200 terapeudi. Kõik kindlasti ei kuulu ühingusse, sest ühingusse kuulumine on vabatahtlik, aga üks koht, kus leida on siis Eesti pereteraapia ühingu koduleht, et sealt on võimalik leida. Siis pereterapeudid töötavad kliinikutes ja teevad ka eravastuvõtte. Sina töötad põhiliselt Tartus? Mina kliinitsistina või siis vastuvõtte teen ja Tartus, et Tallinnas ma ei tee enam ammu, aga ma koolitan pereterapeute, siis ma koolitan Tallinnas.
Aga ma saan aru, et sinu juurde on päris pikk järjekord, et sinna ei tasu proovida, aga teil Ambromed kliinikus vast ikka on teisi pereterapeute ka või? Jah, aga et ma julgen väita, et paljudel kolleegidel on pikad järjekorrad kahjuks, et spetsialiste vaimse tervise valdkonnas meil ikkagi veel ei ole piisavalt. Väljaõppe on väga pikk, see on peaaegu 6 aastat. Selleks, et lisaks magistrikraadile omandada pereterapeudi pädevust, nii et jah, et kahjuks olukord ei ole kiita, et järjekorrad on pikad. Aga üks väga hea võimalus tulla pereteraapiasse on läbi õpilaste, keda te koolitate, et ma ise õpin ka praegu pereterapeudiks ja tegelikult meie juba peame ka võtma peresid vastu, et iseendale teen siin praegu reklaami. Ja lisaks sinu enda reklaamile, et julgen tõesti öelda, et inimesed pöörduksid ka õpilaste poole, sest minu kogemus näitab seda, et õpilased on väga püüdlikud ja väga inimeste päralt. Ja kuna õpilasena on võimalik saada ka õpetaja toetust ja on võimalik superviseerida, nii et igal juhul see töö kvaliteet kuidagi ei saa öelda, et oleks kuidagi halb, nii et igal juhul õpilased on ka suur ressurss. Ja õpilased on, ma arvan, sellised väga püüdlikud tegelikult, et alles alustavad, et siis on selline suur kohuse ja vastutustunne. Ja ei ole veel tüdimust ja väsimust tekkinud, et on piisavalt uudishimulikud ja kohusetundlikud, et seda küll. Aga kui me räägime natuke nüüd peresüsteemist ja kuidas see ikkagist meid nagu mõjutab? Et kuidas meie vanemad meid mõjutavad? Jah, alustame sellest. Või siis alustame ikkagist sellest, et inimesed üldjuhul tegelikult ju, ma ei tea, sina oled pikema kogemusega kui mina on ja, aga et kas inimesed üldjuhul ikkagist tulevad teraapiasse esimene variant nagu laste problemaatikaga, et kui lastega midagi juhtub, või siis ma pakun välja, et suur hulk tuleb ka siis, kui neil on paari suhtes mingi nagu arusaamatus, et üldjuhul vist, mul sisetunne ütleb, et vanemate problemaatikaga üldjuhul ei tulda. Nii ja naa, aga just nimelt nii nagu sa ka ütlesid välja, et kõige rohkem või sagedamini me näeme pöördumist ka siis tõesti lapsega seonduvate probleemidega või siis paarisuhte probleemidega. Mõnikord inimesed, kui käinud individuaalteraapias ja jätkuvalt on teema, mis ei ole läbi töötanud, mis puudutab suhteid vanematega ja on selline raske teema, mis toob palju intensiivseid negatiivseid tundeid esile seoses vanematega, et siis individuaalterapeut soovitab edasi pöörduda pereterapeudi poole ja siis täiskasvanud inimesed tulevad oma vanematega teraapiasse. Nii võib ka olla, Aga esmalt et siiski paari teemad ja siis lastega seonduvad. Aga kuidas siis et kui tuled nüüd nii-öelda paari suhte problemaatikaga, et kas siis ikkagi me ju tegeleme või üks hetk vaatame inimeste selja taha? Jaa, tõsi on, et väga tähtis, et inimesed esimese sammuna hakkasid kuidagi aru saama, mis on enda vajadused, mis on partneri vajadused, millised tunded nii endal kui partneril tekivad seoses siis erinevate olukordadega elus seoses paarisuhtega.
aga sealt edasi me liigume ikkagi selle juurde, et millise, ma taaskasutaksin seda metafoori, seljakoti metafoori, et millise seljakoti sisuga ma astusin paari suhtesse. Ehk siis milline on minu päritolu pere taust. Ja kui partner kuuleb, mõistab ka sellist seljakoti sisu, et see aitab mõistmaks oma partnerit, mis loob sellise parema, turvalisema suhte. Aga võt juba sügavam töö ja selline läbitöötamine käib siis selle kaudu, et kutsutakse üks partner siis eraldi oma päritolu perekonnaliikmetega avamaks ja läbitöötamaks need teemad, mis on hinge peal on ja vastavalt siis teine partner, et tema teeb sama tööd. Aga lähekski siit natuke sügavamale selle seljakoti sisu juurde, et mis seal siis on niisugust olulist, et avaks natuke seda seljakotti? No see on nagu Pandora laega avamine. Täiesti nõus. Ei tea, kui me nüüd selle sinna avame, et kuhu me jõuame. Aga no võib-olla enne, kui me seda kaane pealt lahti lööme, et lukku keerates, et esimese sammuna, et kui me keerame selle lukku, siis on teada, et see, millised on olnud minu suhted vanematega ja muidugi õed-vennad ka mõjutavad kasvukeskkonda, et millised need suhted on olnud, et see väga, kuidas ma ütleks, siis taas kerkib esile, kui ma loon siis lähedasse suhte, ehk siis paari suhte. Et võt kõik need teemad, lähedaste suhete teemad, mis on olnud esmalt vanematega, siis õed-vennad, et neid hakkavad taas kõnelema meie sees, kui me loome paari suhet. Et see on siis see seljakoti sisu. Ehk siis kui vanemad on olnud väga hülgavad emotsionaalselt näiteks, siis kõik need traumad tulevad jällegi esile ka järgmises lähisuhtes, siis paari suhtes. Et ilma, et inimene täpselt aru saaks või oskaks linki teha sinna, mis on temaga toimunud esmaste hooldajatega seoses, et millised need suhted olnud. Et inimene ju näeb siin ja praegu, et sina ei ole mulle emotsionaalselt kättesaadav ja mõnikord nii võibki ka tõesti olla, lihtsalt see reaktsioon, et see on eriti võimas siis seoses sellega, kui partner mingil põhjusel ei olnud emotsionaalselt kättesaadav, et see trauma, nimetame teda siis niimoodi, et kas see on alati traumaga, ütleme siis see, mida ma olen kogenud, et see siis kerkib esile. Aga kuidas siis nende mustritega selles mõttes on, et just ütlesid väga hea sõna, et kõnetavad või? Täpselt ei mäleta. Aga mis ma tahan öelda on nagu see, et see paari suhe tegelikult pärast tuli ka jutus välja, et ei pruugi olla see, et partner sind hülgab, aga kuna sinul on enda päritolu perest selline nagu trauma, või kogemus, siis sa tegelikult oled sellele kogemusele nii palju rohkem kuidagi nagu valvas või see on see, mida sa tajud, kuigi see ei pruugi olla reaalsus. Et kuidas siis nagu, kas seda on võimalik paari suhtes lahendada või on võimalik seda ise lahendada või siis kõigegi, ilmselt neid lahendamisvõimalusi on mitmeid, aga et kas see kõige kiirem viis on siis nagu vanematega saada see turvalisus tagasi? Ja, siin on tähtis võib-olla öelda seda, et kui see anum on täitmata, ehk siis sellise turvalisuse anum, ma nimetaks nii seda, mida sa praegu kirjeldad, et kui see on täitmata, siis mitte ükski partner ei suuda seda täita. Et paraku üleüldse kas kõik vajadused saavad olla alati iga hetk täidetud, et me ikkagi igaüks elab ju
ka mingi osa elust on oma, mina, seda kutsutakse niimoodi mina eluks või minaks, minu elu osa, kus ma teen tööd, ma teen veel midagi muud, et ma ei ole iga hetk, iga sekund kättesaadav. Nii et ja kui see on väga hell koht, et siis me tõesti võime reageerida, üle reageerida, et partner ei ole kättesaadav, et siis kui mina vajan. Et see on siis eriti raskesti üle elatav ja sealt võivad puhkeda siis erinevad probleemid, etteheited, tülid või solvumised, soov lahku minna, kuna tundub, et partner ei ole õige, ta ei märka mind, ta kuidagi jätab mind üksi. Nii et igal juhul on väga tähtis need teemad läbi töötada oma vanematega. Aga sellegipoolest ma ei tea, kas ma sain sinust valesti aru, et nagu paari suhtes tegelikult see mõistav suhtumine või nii-öelda teadlikkust sellest, et kust su partner tuleb, mis on tema taust, mis on tema triggerid, et tegelikult see võib olla väga leevendav, kui sul on nagu partneri toetus paari suhtes. Ja see oluline, et kumbki partner hakkaks nägema ikkagi oma osa, mis tuleb minust, mis mina peaksin tegema, milline on see minu vastutuse ala ja siis partner saab oma mõistva suhtumisega toetada seda arengut. Nii et tegelikult ei saa kogu vastutust enda reaktsioonide eest panna ainult partnerile. Et see mõte on selles, et kui need teemad on avatud, on teada nii endale kui partnerile, siis seda enda vastutuse osa on kergem, kergem on lihtne öelda, aga siis inimesel tekib võimalus siis seda enda osa ära tunda ja mitte kõike oodata kogu aeg partnerilt. Ei, selge see, et haavade parandamiseks on vaja kõigist ise tööd teha, et keegi teine seda meie eest ära ei tee. Kahjuks. Et lihtsalt sellisel juhul ilmselt elad elu lõpuni tundega, et kedagi ei ole sinu jaoks olemas selle konkreetse näite puhul. Ja, et selles mõttes see jääb nagu täitmata, aga ma mõtlen lihtsalt teistpidi võib olla ka väga kahjulik, et kui partneri poolt ei tule seda mõistmist ja just kui on selline inimene kõrval, kes ütleb, et see on sinu probleem ja tegele ise ja see ei ole üldse nagu minu asi. Et käin, kus ma käin, et see võib nagu teistpidi tegelikult nii-öelda redramatiseerida või ma olen nagu kohati märkanud, et elus on ka tihti nii, et tegelikult sind nagu tõmbab lausa selle trauma poole, et tegelikult sa validki inimesi, kes jätavadki sind üksinda. Et mitte see ei ole nagu isegi see, et mina nüüd tajun seda väga suuresti, vaid nagu tegelikult ka see reaalsus ongi selline, et ma valingi sellised inimesed, kes tegelikult ka ei ole olemas emotsionaalselt. Ja, tõepoolest mustrid teevad seda, et see, mis me oleme kogenud, mis on tuttav, et sellise tuttava poole inimest tõmbab. Ja nii ta võib tihtipeale sattuda paari suhtes ka dysfunktsionaalsetesse suhetesse just selle tõttu, et ta on kogenud samasugused suhted ja see, mis on tuttav kõnetab, tuttav tõmbab ja nii see on, jah. Aga kui me võtame siin nagu, ma ei tea, tahaks öelda natuke tõsisema teema, näiteks emotsionaalne vägivald või füüsiline vägivald, et see on ka ju ikkagist, ma ütlekski, et ma enda elus olen näinud väga palju, et see millegi pärast kahjuks jääbki kordama, et naised ja mehed, kui nad on kasvanud nii-öelda vägivaldses keskkonnas, et see ongi nagu see, mida nad siis ka paari suhtes kogevad ja väga raske on sellisest suhtest välja astuda. Väga-väga raske. Ja, et see raskus on ju see, mida sa ei tea, kuidas sa ära tunned seda, mida sa ei tea, sest see on inimese jaoks ju normaalsus, mille sees ta on, sest ta on selle sees kasvanud, kujunenud ja see ongi tema normaalsus. Nii et tegelikult aru saada, et see ei ole, ütleme siis okei, et see ei ole norm,
kui see on minu norm olnud, et see on väga-väga raske ja selle tõttu kuna inimene ei tea teistsugust normaalsust, tihtipeale ei tea, millised või kuidas näevad välja lähedased toetavad suhted, et siis on keeruline välja astuda jah, sellistest emotsionaalselt, vaimselt, ka füüsiliselt vägivaldsest suhtest välja ja sealt võib see, kes on ohvri rollis niisugustes suhetes, et nemad tihtipeale võivad ka vägivallatseja kuidagi enda peas õigustada ja tõepoolest on, nagu sa ütlesid, et nii mõnigi kord teistele kõrval tundub see kõik väga ebaloogiline, kuidas inimene sellises suhtes on, aga jah, et sealt välja astuda keeruline. Aga mis need esimesed sammud on, et märgata seda või et teha muutusi või astuda sellisest suhtest välja või kuidas sinu kogemus on, et kas seda teadlikkust inimestes on täna kuidagi rohkem? Et kas inimesed on tänapäeval teadlikumad, no ilmselt jah, julgen väita, et teadlikkus on aastatega kasvanud, kuid samas, kui inimese taust on selline, et ta on kasvanud keskkonnas, kus ei olnud võimalik kuidagi oma vajadustega kontaktis olla, et ei ole märgatud last ja tema vajadusi, ei ole nendele reageeritud, siis seda teha täiskasvanuna paari suhtes on samuti keeruline. Ja kui see kontakt ei ole kujunenud ja see tähendabki seda, et alustada tuleks sellest, et iseenda vajadustega kontakti saada, et tihtipeale eristumise tase nii vägivallatsejal kui ohvril on sama, et see tähendab, et kumbki ei ole kontaktis iseenda vajadustega. Nii et see inimene, kes satub sellise ohvri rolli, et selleks, et sealt välja astuda, on oluline iseendast hakata paremini aru saama. Ja omakorda siis vägivallatsejal oluline endast hakata aru saama, et mis on tema vajadused ja kuidas need adekvaatsel viisil väljendada, nii et ka nemad saavad rahuldatud, sest tegelikult sellises suhtes, kus üks on ohver, teine vägivallatseja, ei ole tegelikult kumbki rahul. Et mõlema vajadused on rahuldamata ja kumbki ei oska oma vajadustest partnerile märku anda. Ja ohver nii mõniga kord ütleb, kui ma olen püüdnud enda vajadusi sõnastada, siis sellele on järgnenud agressioon, et ma enam ei taha seda teha, ma ei taha neid tülisid ja vägivallatseja jällegi ütleb, et tegelikult see viis, kuidas sa seda teed, et see ma isegi ei saanud aru, et sa üldse midagi ütlesid ja nii edasi ja nii edasi, nii et igal juhul on tähtis, et inimesed hakkaksid iseendast aru saama ja sellest partnerile märku andma, mida nad vajavad. Sellisel viisil, et oleks võimalik ka seda kuulda. Aga natukene ikkagist, ma mäletan minust isegi sina korraldasid seda vägivallakonverentsi Eestis, millel ma osalesin, et see vägivald on selline nagu delikaatne teema, ma ütleks, et kui me natuke veel sellel peatume, et tegelikult sealt tuli välja ka see, et siin tuleb olla väga nagu teadlik selles osas või nii-öelda delikaatne, et kui ikkagi vägivallatseja on vägivaldne, et nende käitumist ei tohi nii-öelda õigustada ohvri suhtes. Et vägivald on ikkagist vägivald. Selge see, et inimene ei ole kontaktis, ohver ka ei ole kontaktis, aga vägivalda ei ole kunagi võimalik nagu nii-öelda õigustada. Ja kindlasti ei ole mõistlik või
mis sõna siia paremini sobiks, et vägivalda õigustada ka sellisel juhul, kui inimesed reeglina on näiteks baariteraapiasse pöörduvad inimesed, kelle vahel ilmneb vägivald, siis on ikkagi väga tähtis, kui nad soovivad koos jätkata, et vägivallatseja võtaks vastutust enda käitumise eest ja ikkagi ka kui on aset leidnud niisugused alandavad episoodid, et siis ta ikkagi ka vabandab ja võtab vastutuse. Et mitte mingil juhul ei ole, kuidagi ei tolereerita vägivalda, et vägivald peab lõppema ja lõppema koheselt. Et pereteraapia ei ole efektiivne, kui inimene ei võta vastutust ja kui peaks ilmnema see, et vägivallatseja jätkuvalt süüdistab teist, süüdistab partnerit ja ei ole võimeline võtma vastutust enda käitumise eest või kuidagi puudub empaatia partneri suhtes, on see partner või ka seal lapsed näiteks peresse, võib olla ka lastele suunatud, et kui ei ole võimeline empaatiaks, siis me pereteraapiat ei jätka, see on üks kindel orientiir, et eelduseks on ikkagi see, et vägivallatseja võtab vastutuse ja lõpetab sellise käitumise ja võt sealt edasi on järgmine samm siis aidata inimestel jõuda selleni, et kuidas enda vajadused väljendada sellisel viisil, mis on aktsepteeritud. Ehk siis, kui me räägime tegelikult vägivallast, siis ma saan ka aru, et esmajoones on ikkagi see, et vägivald peab lõppema, et alles siis tegeletakse teraapias edasi sellega, et inimesed, sest jah, selge on see, et tegelikult ega vägivallatseja temast, selles mõttes seal on ka mingi põhjus, miks ta on selline. Ilmselt ta on kogenud enda peresüsteemis midagi taolist, et ta nüüd siis oskab, käitub siis sama sarnaselt, kus tema kasvas, et ta lihtsalt ei oska teisiti. Ja reeglina see nii on küll. Ehk siis, kui me räägime tegelikult vägivallast, siis esimese sammuna on ikkagi see, et vägivald peab lõppema. Et alles siis me saame tööd teha edasi nii-öelda inimestega, et nad hakkaksid enda vajadusi märkama. Ja et siis mõlemad tegelikult teeksid tööd individuaalselt, et saada aru, et mis on nende vajadused, kust nad tulevad. Ja, et võib-olla siinkohal võiks lisada ka seda, et esimese sammuna üldse, kui paar pöördub, ei pruugi see vägivald, hea, kui see on juba laual, aga ta ei pruugi koheselt laual olla. Ehk siis mõnikord on vajalik rääkida eraldi ühe partneri ja teise partneriga, sest vägivald ei ole nii kergesti ütleme siis ära tuntav ja sellest ei ole lihtne ka inimestel rääkida, sellel võib olla erinevaid põhjusi, üks põhjustest on ikkagi see, et kui ma siin praegu räägin sulle ära, kuidas minu partner mind kohtleb, et võib-olla see olukord minu jaoks muutub veel hullemaks kodus, nii et siin on omad riskid ja vesteldes eraldi partneritega me püüame siis välja selgitada, kas esineb vägivalda. Ja võt sealt siis järgmine samm on, et see peab siis lõppema. Aga ütleme nii, et inimesest ju tegelikult vägivallatsejast ei saa niisama vägivallatsejat, et tihti on selline ütlus, et me ise ei tee ennast, et inimene just kui ise arvab, et ma ise tean ja olen, aga tegelikult on meil ju selja taga ja see, kuidas me kasvame ja ühiskond, neid muutujaid on nagu palju, aga selles mõttes, et üks väga suur osa on ikkagi see, kus me kasvame, ehk siis me perekond. Et kui me nüüd räägime ütleme, et tegelikult mõlema inimese puhul nii see, kes on siis vägivallatseja, kui siis see ohver, et kui nemad nüüd hakkaksid tööd tegema oma seljatagusega ja pöörduks nüüd siis nii-öelda vanemate poole, kes on olnud nende suunal vägivaldsed ja kui see vägivald nüüd siis ei lõppe,
et mis sellisel juhul teha? Kas sellisel juhul siis ikkagist ongi see, et pigem nendest vanematest eemalduda? Jah, kui tegu on täiskasvanud inimesega, kes püüab siis aru saada, et kuidas temas selline inimene sai ja töötab siis, nagu sa ütlesid, oma seljatagusega, ehk siis suhted vanematega, et siis oluline, et vanemad võtaksid vastutuse selle eest, et see ei olnud hea, mis ma tegin sinule. Et samamoodi on väga tähtis, et vanem vabandaks selle valu eest, mis ta on tekitanud oma lapsele. Nii et see on eesmärk, et kui vanem tõepoolest ei võta mitte kuidagi vastutust, jätkuvalt süüdistab teisi, et kuidas on võimalik sellises suhtes üldse olla, kui sa tahad ise teisiti asju teha, et see osutub väga, väga keeruliseks, et tõenäoliselt sellistes suhetes on keeruline jätkata. Aga samas on ikkagi inimesel enese arengu seisukohalt, ehk siis süsteemse terapeudi leksikon või siis kuidas seda kutsutakse mina eristumiseks, et selleks, et mina eristumist parandada, ikkagi mul on tähtis ka aru saada, kuidas minu vanematest sellised vägivallatsed on saanud, ehk siis nende taust, sellepärast, et nemad ju ka iseennast ei teinud. Nii et see võib osutuda või see ongi väga kasulik, et mõista, kuidas need mustrid põlvkonnast põlvkonda on edasi läinud, aga siin ja praegu suhtes olemine, kui inimesed ei võta vastutust ja ei muuda midagi, on loomulikult see võib viia selleni, et suhted katkevad. Aga kas sellest piisab, mis sinu kogemus ütleb, et kui inimene ikkagist ise teeb tööd ja ütleme nii, et oletame, et ma ise teen tööd, ma ise märkan neid mustreid, ma nüüd ise märkan oma vanemaid, ma mõistan oma vanemaid, aga vot see vanem ei võta vastutust, mu vanem ei ole selle koha peal, et ta ei taha midagi muuta, selles mõttes me ei saa ju kedagi sundida, on ju. Et kas siis minul on ikkagist läbi selle mõistmise võimalik teha enda jaoks paremaid valikuid? Jah, igal juhul on selline siis valikute ampluaa laieneb, kui inimene hakkab paremini iseendast aru saama. Aga samas on ikkagi teada ka seda, kui mina muutun, näiteks suhetes oma vanematega olen kuidagi teistmoodi, siis väga võimalik, et siiski suhete tasandil tuleb ka muutus, ehk siis vanem ka käitub kuidagi, ta käitub teisel viisil, et paremal viisil, et see ei vii taas sellise vägivalla tsüklini, mis on võib-olla olnud ka vanema ja täiskasvanud lapse vahel. Selline lõputu üksteise süüdistamine ja mis on lõppenud reeglina konfliktiga ja selline vägivaldne suhe, võiks öelda selle kohta. Et kui mina midagi muudan, siis võimalik, et vanem samuti muudab midagi. Ja see on väga õige tähelepanek, et ma isegi enda elus palju kogenud seda, et sellel on tegelikult väga suur mõju, et inimesed tihti alahindavad seda, aga tegelikult kui sa ikkagist ise muudad oma käitumist, muudad oma suhestumist, siis mitte midagi ei ole parata, see väline maailm ja teised inimesed su ümber ka kohanduvad. See lihtsalt on nii. Lihtsalt küsimus on nagu selles, et kui järjepidev sa ise oled, et ega need muutused ju ei tule üleöö. Et eks on ikka natuke nagu tagasilangust ja siis tuleb uuesti proovida, aga see on tõsi, et üldjuhul muutub ka kõik su ümber. Ja, sest me kõik süsteemse mõtlemise põhimõtte, mida kasutatakse pereteraapias, et see on või alus, millele pereteraapia baseerub, on süsteemne lähenemine, süsteemne mõtlemine, et me oleme oma vahel seotud nagu ketilülid ja kui ühes inimeses tekib muutus, ehk siis suhtumises ja käitumises, siis see toob kaasa ka teistes inimestes muutuse. Nii see on, jah.
aga ma olen nõus jah, et see on protsess ja see võtab aega ja on mustrid märgata kergem siis, kui ärevuse tase on madalam, aga kui ärevuse tase läheb kõrgeks, et siis mustrid on üsna, kuidas ma ütlen siis, jõulised ja püsivad, et siis võivad vanad mustrid jälle kuidagi tööle minna. Et põhiliselt need nii-öelda destruktiivsed mustrid tulevadki siis mängu, kui ärevus on kõrge, et muidu võivad kaks inimest justkui nagu olla harmoonilises ja heas koosluses, aga siis, kui on mingi stressiolukord või ärevus tõuseb, et siis hakkab see nagu negatiivne muster rohkem ennast näitama. Ja kui me räägime nüüd mustrite muutmisest ja sellest protsessist, no ja üldse süsteemne teooria ütleb, et kui ärevus on madal, siis enamik inimesi funktsioneerib normaalselt, ehk siis me enam-vähem saame hakkama. Aga küsimus on selles, et kui ärevus tõuseb, et kuidas me siis reageerime ärevuse tõusule ja mis meie suhetes juhtub siis, kui ärevus läheb kõrgemaks. Nii et jah, et kui ärevus on kõrge, siis mustrid lähevad tööle ja on raske jääda rahulikuks ja võt siis jah, tõesti reageerin üle, läheb käiku, kas üks siis ründab, teine põgeneb ja väga keeruline selles olukorras ka põgenejal sealt kilbi alla mitte minna peitu, vaid jääda paigale ja anda märku sellest, et minuga nii ei räägita ja mina ei tolereeri sellist kohtlemist, et jääda endale kindlaks, hoida piiri. Et ja kui ärevus on kõrge, siis vana muster tahab jälle ellu ärgata. Aga nüüd rääkides siis nendest mustritest, et mis nüüd meil ärevuse tõustes siis üldjuhul võtavad võimust, et me siin räägime küll destruktiivsetest mustritest, tegelikult on oluline ära mainida, et me peresüsteemist võime kaasa saada ka tegelikult väga positiivse toimetuleku mehhanismi, ehk siis hästi lahendada seda olukorda, kui ärevus tõuseb ja tegelikult toetuda ja selles mõttes toetuda inimesele ja ka olla toeks. Et need peresüsteemid ei ole üldse kõik nagu nii negatiivsed ja traumeerivad kogemused, et tegelikult on ju ka päris palju selliseid peresid, kus on see süsteem turvaline ja toetav. Absoluutselt nii, jah, tõesti, kus suhted on toetavad ja suhted on suur ressurss. Ja. Et see on see, kuhu me kõik tahaksime püüelda. Oleks tõesti väga hea ja väga tähtis selleks, et elustressile vastu pidada. Ja, need toetavad suhted on väga olulised. Aga räägiks natuke nendest nii-öelda siis destruktiivsetest mustritest veel, et me rääksime sellest vägivallast, semisest, natukene emotsionaalsest, vaimsest, füüsilisest, täiskasvanu jaoks pigem vaimne, emotsionaalne, aga millised mustrid veel on sellised, mis on tegelikult levinud pigem? Et jah, et see vägivallamuster, aga on ka ju selliseid vanemaid, kes ütleme, neid kutsutakse ka helikoptervanemateks, kes tegelikult ju väga-väga lapse vajadustele orienteeritud ja orienteeritud mitte eakohaselt, ehk siis see, et vastsündinu vajab vanemat iga hetk ja see üleseotus sinna sisse programmeeritud, et alguses on see igati adekvaatne, et vanem, muidu väike inimene jääks, vastsündinu jääks ellu, kui vanem ei oleks tema päralt. Aga tihtipeale juhtub nii, et vanem kuidagi märka, et laps ei ole enam imik või väike laps, et ta on juba koolilaps, aga võt see vanema roll on kuidagi, ja vanem on niivõrd keskendunud ja niivõrd tundlik lapse vajaduse suhtes, tundlik selles mõttes,
et ta ei lase lapsel endal praktiliselt üldse õppidagi, et kogu aeg see helikopter tuleb sealt või inglise keeles curling, see mäng, kus siis põrandat kuidagi lihvitakse või silutakse või hõõrutakse, et libisemine oleks parem. Et selline vanem, kes kogu aeg lapse kohal püüab teda kõige eest kaitsta, tema eest ära teha ja see niisugune liigne või selle kohta ka vahel öeldakse, et liigne armastus võib ka kahjustada. Et sellisel laps on sellel juhul halvasti iseseisvaks eluks ette valmistatud, et tal ei ole olnud võimalik ise õppida oma ärevusega, kui me ärevusest räägime, toime tulla, oma emotsioone õppida reguleerima, et tal on kehvad sotsiaalsed oskused, et ta ei tule nii hästi toime, nagu oleks eakohane ja selles võib olla sellisel ülehoolitseval vanemal kahjustav roll. Ja mulle tundub ka, et tegelikult on hästi oluline vanemana aru saada sellest, et mis see prioriteet ikkagist peaks alati olema paari suhtel. Et kui sa hoolitsed enda paari suhte eest, siis üldjuhul on sellel lapsel seal mõnus, hea ja turvaline kasvada ja siis ei toimu ka seda nagu ülefokusseerimist nagu lapsele. Et ja, et see töötab mitmeti, et selles mõttes paari suhe on väga keeruline arendada head vanemlust, kui paari suhe ei toimi. Vot see, kui me nüüd vaatame lapse mätta otsast, see, mis lapsele on hea, mitte ainult see, mõnikord võib ilmselt nii olla ja on, et paari suhe on väga tore, vanemad kahekesi, täna Saint-Tropez, homme New Yorgis, ülehomme võib-olla jõuame Eestisse, meil on nii tore kahekesi olla. Ja see laps võib-olla, kus see laps siis on, võib-olla vanavanematega, kes on hea, kui nad on armastavad, hoolitsevad, aga kuhu ma selle jutuga tahan jõuda, et paari suhe on üks teema, aga lapse seisukohalt on tähtis vanemlik suhe. Et nagu ma ütlesin, nad on omavahel läbi põimunud, ehk siis kui paari suhe ei toimi, väga raske head toimivat vanemlust arendada. Nii et hea paari suhe on selle alus, et selles mõttes on sul õigus. Aga võt siis siin kohal, et kui me vanematena oleme koostööpartnerid, võt siis on tõesti lapsel väga hea selles peres elada. Siis selline dünaamika võimaldab lapsel kogeda adekvaatseid piire, mis on väga tähtis, sellepärast, et kui laps ei ole lapsepõlves kogenud piire, siis neid piire hilisemas elus paneb kas siis ühiskond või mingid muud sümptomaatikad, mis hakkavad lapsele piire õpetama ja see on keeruline koht, kus olla. Nii et igal juhul lisaks armastusele ja vajadustele reageerimine, adekvaatne reageerimine on väga tähtis, et lapsel oleksid ka piirid, adekvaatsed piirid. Ja seda teevad siis, võimaldavad siis vanemad ja hea vanemlik koostöö. Ma lihtsalt, mulle tundub, et inimestel on nagu väga raske aru saada sellest, et kuidas see võib olla lapsele kahjulik, kui ma teda liiga palju armastan. Kui minu tähelepanu on lapsele, ma ju teen seda siirast südamest, ma ju tõesti tahan talle parimat. Et see tuleb nii heast kohast ja nii suurest armastusest, et kuidas see võib üldse lapse jaoks olla kahjulik? Ja, et ma korra mainisin, aga natuke fokuseerin siis, et kujutad ette, et iga väiksemagi
märguande peale, mida laps vanemale annab, vanem jookseb ja kuidagi püüab siis kas last rahustada, midagi teha selle lapse heaks. Et mis need riskid on, mida siis laps ei õppi sellises kontekstis, kui kogu aeg vanem reguleeris? Toime tulemist. Ja, et laps ei õppi enda osa. Et väga tähtis, et inimene kasvades õpiks ka seda, et mis on minu osa, mis on minu vastutusala, mida mina ise saan teha, et kui kogu aeg keegi teine reguleerib, keegi teine ütleb, mis on õige, vastutus on kellelgi teisel, vanemal, mitte minul, siis selline laps ei õppi enese reguleerimist ja ei õppi seda enda osa tegema, ta jääbki elus ootama ja süüdistama teisi, et teised peavad tegema seda, et mul oleks parem. Ja täiskasvanuna sellega kaasneb hulk probleeme ilmselt. Igaüks saab aru, jah. Aga nüüd see teine pool sellest mustrist on nagu see, et tegelikult on ka väga palju vanemaid, et see risk, et minu arust seal on ka see, et ikkagi seatakse last nagu tähtsamale kohale, kui ta on, aga isegi nii tähtsale, et ta tõstetakse partneri kohale. Et tegelikult sellega kaasneb selline nagu liigse vastutuse andmine lapsele. Ehk siis nagu just kui laps õpib väga varakult juba ja väga palju vastutust võtma, mis ei ole üldse temale kohane. Ja, et see teema viib meid jälle selle piiride teema juurde, mida korra eespool mainisin. Et tegelikult sellistes peredes on piirid sassis, ehk siis piiridest me räägime, kui ma ütlen meie, siis ma mõtlen pereterapeut, et me räägime vanemlikust allsüsteemist ja laste allsüsteemist. Et see, mida sina kirjeldad, siis kui vanem teeb sisuliselt või tõstab, nagu sa ütlesid, last endaga võrdsele kohale, kuidagi annab talle väga palju võimu ja kohtleb teda ja jagab ka ülesanded, mis ei ole eakohased. Ja, et see on samamoodi piiride teema, et tegelikult need piirid on ebaadekvaatsed ja laps jällegi ei ole kogenud, ta ei ole saanud laps olla, et ta tajub ennast täiskasvanutega võrdsena. Tihtipeale lapsepõlves nende laste kohta öeldakse, oi, ta on nii tubli, ta on nii arenda, nii täiskasvanulik, võib jääda mulje. Et tegelikult justkui teadmatusest ja suurest armastusest seda soodustada, aga tegelikult see ei ole eakohane roll. Ja hilisemas elus lapsel on väga keeruline jällegi selle rolliga toime tulla. Et see on taas, et ta ei ole õppinud adekvaatseid piire. Et kuidas olla, on selline mõiste nagu outsideri roll, et kui ema ja isa on koos ja laps on allsüsteemis, et ta õpib sellise rolli, kuidas olla outsider, et need kaks on koos ja mina olen eraldi. Et sealt ta õpib samamoodi, piir on siin. Ja need piirid, rõhutan veel, et täiskasvanu elus on väga tähtsad, sest on üks, kust meil tulebki selline strukturaalne teadmine, ehk siis piirid, struktuur, et 60-ndatel selle teooria kirja pani üks teoreetik, strukturaalne terapeut Salvador Minuchin ja tema töötas erivajadustega poiste, siis erikoolides, ehk siis poiste kolooniatest ja ta märkas, et absoluutselt kõikidel poistel, kellel olid probleemid sotsiaalsete normide aktsepteerimisega, tulevad perekondadest, kus ei ole olnud adekvaatseid piire. Ehk siis need poisid ei ole saanud õppida, et piir on siin.
et nendel oli ka raskusi ühiskonnas kehtivate normide aktsepteerimisega ja see viis nende probleemideni, kus nad siis lõpetasid erikoolides. See on ka jah nii põnev teema minu arvates, et tegelikult samamoodi vanemad kuidagi tihtipeale, me inimestena ikkagist ju tahame alati head, kui ei ole just tegu psühhopaadiga, aga selles mõttes, et see soov on ju tegelikult siiras ja me tahame enda lastele tingimata alati parimat. Ja seega, kui sa tõstad seda last nii-öelda vanema positsiooni, sa võib-olla mõtled, et see on nagu lapsele väga kasulik ja et sa ülistad teda ja annad talle rohkem võimu, aga sa nagu ei suuda ette kujutada, et see tegelikult täiskasvanu eas võib põhjustada hoopis vastupidiseid probleeme. Et ongi nagu sa välja tõid ka sellest uuringust, et igasugused sotsiaalkäitumuslikud probleemid tulevad täiskasvanu eas sellise nagu piirideta laste puhul ilmsiks. Ja, et nad peavad siis õppima, ühiskond siis hakkab seda piiri neile näitama, aga jah, erinevad probleemid võivad sellest tuleneda, et kus need piirid on, et edaspidises elus, et kuidas sellega toime tulla, et elus on limiidid, elus on piirid, jah. Ma saan aru, et me oleme selle Pandora laeka avanud ja siin tegelikult võiksime teha ilmselt aasta jagu osi peresüsteemidest, peresuhetest, aga üritame nüüd seda teemat natukene kokku tõmmata, et ütleks paar asja, mis oleks olulised nii-öelda ühtepidi allsüsteemide poole ja nii-öelda ka seljataguse poole vaadatuna, et kui me hetkel võtaks kokku kuidagi selle teema, et öelda paar olulist nõuannet vanematele, et mis oleks hea viis või mida võiks teha ja mida võiks mitte teha laste kasvatamise juures, paar siukest olulist trikki. Et lapsi kasvatades, siin muidugi oluline, et kes on laps, et erinevas arengufaasis tuleb arvestada ikkagi arengufaasiga, kas see on 5-aastane laps või see on juba 15-aastane nooruk, kuigi definitsiooni järgi on see ikkagi veel, ei ole täiskasvanud. Aga kui taandada niisugusele väga üldisele nõuandele, siis mis on tähtis vanematel teada, et soe kehtestav käitumine on väga tähtis. Kui see viimane teema, mida me puudutasime, limiitide, piiride teema. Lapse vajaduste märkamine on väga tähtis, aga selle eelduseks on see, et minul vanemana minu vajadused on täidetud ja minu vajaduste täitja on ikkagi paarisuhe, mitte laps. Väga oluline. Täiskasvanuna minu vajaduste, kuidas sa ütlesid, täitmine ja mina kannan hoolt selle eest, et mu vajadused oleksid täidetud. Aga mina ise ja siis, et ma saan seda paari suhtes, seda nii-öelda teise inimese ja täiskasvanu. Minu ressurss on teine täiskasvanu. Mitte laps. Isegi kui see laps on täiskasvanu ühel hetkel. Siis on see suhe rohkem kahe täiskasvanu lugupidav suhe, aga jah. Aga see mõte lihtsalt, et tegelikult vanemad jäävad alati vanemateks, et olenemata vanusest. Et vanemad peaksid ikkagist olema meil selja taga, isegi kui me oleme täiskasvanud. Jah. Aga me oleme ka rääkinud sellel teemal, et ma lihtsalt tooks siinkohal välja võib-olla selle erinevus, et laste suunal on ka hästi oluline vanemana aru saada, et võib-olla teha natuke siuke distinction, kuidas see on eesti keeles?
eristus nii-öelda funktsionaalse keele vahel ja emotsionaalse keele vahel. Et vanemana oleks oluline aru saada ja õpetada lapsele sellist nagu enda emotsioonide märkamist, nendega siis toimetamist ja aru saada, et see tegutsemise keel on tegelikult funktsionaalne keel. Et ise ka aru saada, et kuidas sa selle lapsega nüüd suhestud, kas sa õpetad talle nõusid pesema või siis sa pöörad tähelepanu sellele, et ta on hetkel kurb ja tal võib-olla oli koolis paha päev, keegi ütles halvasti, et siis minna selle kurbusega kontakti. Ja, et kui me räägime vanemlusest, siis tõesti me hindame vanemlust 3 kategoorias, et mis on vanema ülesanne, et jah, loomulikult on funktsionaalne keel, nagu sa ütled, et sinna alla kuuluvad baasvajaduste rahuldamised ja majanduslik olukord, kuivõrd hästi vanemad tulevad toime ja kuivõrd laps on füüsiliselt, selle kohta öeldakse, füüsiliselt turvalises olukorras, ehk siis tal on söök, jooksoe tuba, tal on kodu olemas ja vanemad tulevad selle poolega siis toime. Teine on see emotsionaalsete vajaduste blokk, kõik see, millest sa räägid, et kuidas laps ennast tunneb ja kas emotsionaalsetele vajadustele reageeritakse adekvaatsel viisil, on see lapse emotsionaalsed vajadused on märgatud ja vastatud neile. Ja kolmas siis tähtis osa vanemlusega seoses ette valmistada, ehk siis need sotsiaalsed oskused, ehk siis lapse täiskasvanu eluks ettevalmistamine, et sinna kuuluvad siis ka sotsiaalsed oskused ja kuidas siis eluga toime tulla. Ja sellel teemal sügavamale minnes me peame kindlasti tegema järgmise osa sellest. See on järgmised mitu tundi juttu, aga minu jaoks nüüd hästi oluline koht, et meie kuulajate jaoks ei jääks see lihtsalt kuulamiseks, siis ma väga palun, et pange korraks see kuulamine või meie podcast pausile, võtke märkmik ja pange kirja, sest need väiksed sammud, mida te teete, need tõesti aitavad. Et praegu meil siin võtta Eesti üks parimaid pereterapeute, et 4-5 sihukest väga head nõuannet, mida sa inimestele annaksid, et mida nad saaksid ise täna teha selle jaoks, et panna tähele, mis on nende suhted või saada ise endast siis paremini aru või jõuda paremasse kohta nende teemadega, et mõista oma mustreid, vanemaid, kas on mingid sammud, mida nad võiksid juba ise astuda, et neid suhteid muuta kuidagi paremaks. Ja kindlasti saavad inimesed samme astuda ja väga tähtis kujundada, selle kohta öeldakse person to person inglise keeles, et otsesuhtlus emaga ja otsesuhtlus isaga. Et ma saan oma suuga iseendast rääkida emale ja ma saan kuulata ka ema, aga väga tähtis, et me ei räägi kolmandatest, et me räägime iseendast, kuidas minul sinuga päriselt on. Ja sama asi ka isaga. Ehk siis me ei räägi emast, me ei too kolmandaid sisse, aga räägime otse. Et need on tähtsad asjad, mida ma saan täiskasvanuna, siis igaüks meist saab täiskasvanuna, milliseid samme teha, et ma saan rääkida iseendast oma vanemale, kuidas minuga päriselt on. Ja kuidas, sealt edasi on võimalik siis avada ka seda teemat, kuidas minul oli lapsepõlves, kuidas ma ennast lapsena tundsin. Ja ka selle juures on väga oluline vist ka meeles pidada, mis nagu tuli sinu jutust läbi, et hästi oluline rääkida iseendast. Et kui võtta need sammud ette, et siis meeles pidada seda, et avatud kommunikatsiooni puhul rääkida nii-öelda mina vormis, mitte süüdistavalt.
jah, see on väga tähtis, sest kui ma laon korraga kõik välja, mis lapsepõlves oli valesti, siis tihtipeale seda on raske taluda ja vanem läheb kaitsesse ja kaitse võib olla mõnikord rünnak ja lõppeda nii, nagu võib-olla ka varasemalt on lõppenud, et ei ole tunnet, et vanem on mind kuulnud ja mõistnud. Nii et tähtis vaikselt alustada positiivselt ja mitte rääkida kolmandatest, mitte süüdistavalt, vaid rääkida iseendast. Ehk siis esimese asjana ütleks, et oleks vaja võtta korraks aega, aru saada, mis suhted on mul enda ema ja enda isaga, siis teise sammuna võiks minna nii emaga kui ka isaga avatult rääkima, otse rääkima enda tunnetest, olla aus selles osas, mis on siin ja praegu. Aga siis järgmise sammuna võiks ka teha seda, et võib-olla puudutada mingeid lapsepõlve teemasid, mis on jäänud hingele. Jah. No suurepärane. Aitäh sulle. Võta heaks. Kas sul on meie kuulajatele ka mõni hea raamatusoovitus? Raamatuid tänaseks järjest rohkem tuleb eesti keeles ja see teeb rõõmu. Aga üks kasulik raamat vanemluse kohta on see raamat emotsionaalselt ebaküpsete vanemate pärand. Et see aitab meil ka paremini mõista, kust me tuleme. Ja eesmärk ei ole kindlasti otsida süüdlast, vaid eesmärk on mõista ennast paremini ja vanematel võiks olla ka eesmärgiks mõista ennast paremini ja selle kaudu mõista paremini ka oma lapsi. Me paneme kindlasti need raamatusoovitused siia alla ka kirja, et kui praegu juhuslikult ei vaata, siis kindlasti saate need siit alt kätte. Kas sul on veel mõni raamatusoovitus? Kuna meil juttu oli täna ka vägivaldsetest suhetest, siis üks raamat on emotsionaalne ja vaimne vägivald. See on jah tõesti väga hea raamat, seda ma olen ise ka lugenud ja soovitan väga lugeda. Jah. Et ei ole kergesti äratundav, nagu me täna rääkisime enda tausta tõttu, emotsionaalne või vaimne, ei ole kerge ära tunda emotsionaalset või vaimset vägivalda, vaid see raamat on igati abiks, kes on valmis seda teekonda ette võtma. Vägagi abiks, soovitan. Aga aitäh sulle, aitäh, et olid meiega.